Kinnisvara kriisab raisk. Omanikuks saanud, mis edasi? Ehk viimane episood meie sarjast üürnikust omanikuks, kus aitame sind 11 sammuga teadlikumaks koduostjaks. Võtmed käes, palju õnne! Nüüdseks on sul tekkinud siis kohustused laenumakse ja kommunaalide näol, kuid siiski on sul võimalused, kuidas kasutada enda kodu investeeringuna. Kui lähed välismaale talvituma või elama, siis on sul võimalus enda korter välja üürida. Kui lähed kuuks ajaks, saad kasutada lühiajalist renti, kui lähed aastaks, siis pikaajalist renti. Üüri hind sõltub siis perioodist ja korterist. See, kui palju sinu kodu sulle tagasi teenib, sõltub sellest, millal ja kuhu sa selle ostsid. Kui ostsid korteri 10 aastat tagasi, teenid ilmselt korralikku kasumit. Kui aga aasta tagasi, siis jääb suure tõenäosusega üür alla laenumakse. Kokkuvõtteks kinnisvara ostmiseks kõige parem aeg oli eile, aga järgmine kõige parem aeg on juba täna. Ja oledki 11 sammu võrra teadlikum koduostja, anna mulle märku, milline samm sind kõige rohkem aitas ja näeme juba tund aega vähem kui nädala pärast.